no tere taas, no iga aasta on ikka nii erinev, et olgugi, et kasvuhoone on sama, mina olen sama ja enamus tomatisordid on ka samad, mida ma armastan kasvatada. Aga sel aastal, kuna see sügis meil siin Tartus on olnud tegelikult niivõrd soe ja päikesepaisteline, siis erinevalt tavapärasest, kui mul on korjata väga palju rohelisi vilju, mida viia tuppa järelvalmima, siis see aasta on neid väga vähe, nii et ma käisin enne siin luuret tegemas. Ma tulin tegelikult sellise üsna väikse kastiga täna siia kasvuhoonesse, et hakata siis kasvuhoonet ka vaikselt talveks ette valmistama. Et tavaliselt ma tassin siit välja kastide viisi rohelisi vilju, mille ma viin siis järelvalmima, aga see aasta ma piirdun väikse kastiga. Kuidas seda teha, et saada oma värskete tomati perioodi ka pikendada? See on tegelikult väga lihtne. Et tuleb valida sordid, kellel on natukene paksem koor võib-olla ja viljad kindlasti sellised, mis oma sordi omadustele vastavalt selle suuruse vähemalt on täis kasvanud. Et selliseid päris pisikesi vilju ma ütleks, et pigem ei ole mõtet ära korjata ja kuna on ette näha ka, et öökülma ohtu meil ei ole niipea näha ja lubab ka selliseid päikselisi päevi ja ma käin vähehaaval siin kasvamas ka, siis ma usun, et paari nädalaga veel võivad ka need väiksed ilusti järgi kasvada ja siis on mõtet neid noppida ka järelvalmima tuppa. Ja siis on veel selliseid vilju, mis on juba punased ja punakatooni võtnud, need ma jätan ka veel praegu taimede külge, kuna taimed on mul tegelikult suhteliselt hea tervise juures, et väga vähe on mingeid hallitusi või mädanikke. Nii et ma lasen neil olla, kuni tõesti tuleb külm ja lõpetab selle peo. Nii et ma olen siin algust teinud ja võib-olla teil tekib küsimusi, et miks mul siin üks õun on. Et kuna neid rohelisi vilju on see aasta vähemalt minu kasvuhoones väga vähe, siis ma panen kohe selle sama kastiga järel valmima. Ja õun on siin sellepärast, et küpsest õunast eraldub sellist loomulikku taimehormooni nagu etüüleen, kes aitab siis nendel tomatidel järel valmida. Et see nimi etüüleen võib tunduda natukene selline võõrapärane, aga tegelikult on täiesti tavaline ja taimedele omane taimehormoon, et ei ole siin mingit keemiat midagi. Ja täiesti võib usaldada selle viljade valmimise selle õunahooldaja või kui teil on mingi hästi küps banaan või pirn või midagi sellist, siis selle võib ka siia julgelt panna. Et minu plaan on siis väike kastikene ääreni täis korjata ja sulgeda ja ma viin ta tuppa. Ja ma ütlen ka, et ei võta mul köögist palju ruumi siuke väike kast. Ja paari nädalaga siis ilmselt ma juba hakkan leidma siit vilju, mis on ka ilusti värvinud ja ilusti järele valminud. Nii et kui teil on ka nüüd ikkagi sügis tulemas, tunnete seda kindlasti õhust ka ja soovite oma kasvuhoonet hakata ette valmistama. Ja kui teil on rohelisi vilju, kes on selliselt oma kasvult väga mõnusad, siis kindlasti tasub neid viia tuppa järel valmima viia ja sellega siis ka oma värske tomati tarbimisperioodi veelgi pikendada.